jälle kõigile, rõõm kõiki näha. Nädal on möödas, ma usun, et nüüd juba on see kõik see teadmine, mis eelmine kord sai omandatud, settinud ja tekkinud juba mitu küsimust ka. Aga täna ma tõesti ei ole üksi, täna on minuga kaasas Merle, kellega siis meie alustasime 3 aastat tagasi Hispaania õppekeskuses teekonda koos. Tere, Merle! Tere veel kord! Võib-olla ma alustan sellest, et suures Rocca al Mare koolis olen ma olnud pea vist 10 aastat, midagi sellist. Ja tõesti, et esimene kokkupuude Hispaania õppekeskusega oli 4 aastat tagasi. Ja siis ma tõesti tulin nagu kettergi üheks perioodiks, tulin seda elu katsuma. Ja eks see katsumine viis selleni, ma arvan, nagu ketterelgi, et sügisel me olime kips-kõps Hispaania õppekeskuse ukse taga ja otsustasime, et nüüd on see meie aeg ja koht ja me mõtleme, kuidas selle asjaga edasi minna. Ja ma olen klassiõpetaja, olen lõpetanud Tartu Ülikooli. Lisaks olen õppinud ka kunstiõpetaja ja mul on üks tütar. Sellised lood. Ja kui eelmise nädala õpiring keskendus meil Hispaania õppekeskusega tutvumisele ja saime omavahel selgeks räägitud, kes on ennastjuhtiv õpilane ja millised on tema omadused ja miks üks õpilane peaks välja kujunema siis ennast juhtivaks, siis tänases õpiringis me läheme väga konkreetseks. Ja ma jagan teiega jälle ühte slideshow'd, kus natukene on nii-öelda silma ees midagi, et siis on nii silmale kui kõrvale midagi. Ja eelmise nädala õpiringi kokkuvõtteks siis me leidsime, et tõesti selles tänapäeva maailmas hakkama saamiseks peab õpilane, kes siis lõpetab kooli, olema ennastjuhtiv ja see hõlmab siis endas seda, et ta on vastutustundlik, tal on tahet õppida, ta saab iseseisvalt sellega hakkama, ta motiveerib ennast, ta oskab ennast aidata ja meie Hispaania õppekeskuses oleme leidnud, et õpijuhistega töötamine on üks viis, kuidas õpilasest kujuneks ennastjuhtiv õpilane ja see toetab seda arengut. Ja nagu ma ütlesin, siis selles õpiringis me keskendumegi konkreetselt õpijuhise koostamisele. Ja mis asi see õpijuhis üleüldse on? Siis võib-olla kui meenutada eelmist korda, siis me rääkisime sellest, et õpijuhis on selleks, et aidata iseseisvalt õppida. Ehk nii-öelda lihtsamalt öeldes on minu jaoks õpijuhis detailne tööjuhis, mille õpetaja on koostanud õpilasele selleks, et suunata teda iseseisvalt õppides uut teemat omandama. Ja õpijuhisega töötades meie oleme leidnud oma õppekeskuses, et sellel on väga palju plusse, mis on toetamas õpilast ja just ka selles teekonnas, et mitte ainult sellel ühel aastal, vaid terve siis õpiteekonnal. Ja mis need plussid siis on? Et kõigepealt, kui õpijuhis üldse õpilaseni jõuab, kus on kõik need ülesanded kirjas, siis tema jaoks ma arvan, et esimene selline positiivne pool ongi see, et ta saab teada, mida ta üldse õppima hakkab. Tal saab olema ettekujutus päevast, sest tal on see detailselt ette kirjutatud, ta näeb, mis ta tegema peab ja nii-öelda saab ka ennast ette valmistada selleks. See õpijuhis on heaks motivaatoriks ja just selle poole pealt, et nagu meilegi täiskasvanutele meeldib panna kirja endale oma tööülesanded,
ja siis, kui mõni asi on tehtud, saab selle maha kriipsutada, siis ka lapsel on võimalik seda teha, et ta näeb oma õppimise kulgu ja edenemist. Ja eks see motiveerib ju alati, et kui sa näed, kui mingi osa õppetööst on tehtud, siis väga hea on liikuda edasi, et teades, et natukene on veel jäänud, ainult on veel see saba ots jäänud. Õpijuhisega töötades peab õpilane olema kohal. Hästi palju on olnud ju juttu sellest, et kuidas veenduda selles, kui õpilane klassiruumis, et ta kaasa mõtleks, et ta tegutseks, siis õpijuhisega töötades ta peab olema kohal. Tema mõtted, tema teod peavad käima koos, sest et seal ei ole keegi, kes nii-öelda siis dirigeeriks, vaid tema on ise see, kes endale seda tempot teeb ja ise ennast ka motiveerib. Siis õpijuhis on väga hea tahtepanuse arendamiseks ehk tõesti see enese motiveerimine ja kuidas iseennast aidata sellel viisil, et ma saaksin kõigist raskustest üle. Ja tõesti, kui sein on ees, mida siis teha? Loomulikult aja planeerimine ja nagu me eelmine kord ka rääkisime, siis eks selle aja planeerimisega on see, et kõigepealt tuleb see oskus omandada, kuidas siis oma aega õpijuhise abil planeerida ja me teame ju isegi, et ega see ei ole ka meile täiskasvanutele lihtne. Nii et peab lubama ka seal eksida. Loomulikult on see vastutus, mis selle kõigega koos kaasneb, sest et õpilane on ju võtnud ise selle vastutuse oma tempo eest, oma õpistrateegiate eest, kuidas ta õpib, millal ta õpib ja samas ka ta leiab, ma arvan, nendest õpijuhistest ka selle põhjuse, miks ta õpib. Merle, kas sa räägiksid äkki natukene ühest lemmikpunktist meil, et õpijuhis õpetab õpikut kasutama, et sul on sellega väga head kogemused olnud? Jaa, et siinkohal ma tahaks just seda öelda, et kuna meie oleme selline kool, kus on lapsed igast Eestimaa paigast ja teadupärast ei ole ju meil Eestimaal kõigil ühesuguseid õppekomplekte, et on erinevad õpikud, erinevad töövihikud ja nii edasi. Ja üldjuhul ikkagi on õpik ju mõeldud lapse jaoks, et sealt seda tarkust taga nõuda. Ja tõesti on nii, et mina nagu teadlikult suunan õpilasi seda iva, seda mingisugust teadmist või oskust nagu sealt leidma. Ja õpijuhisesse ma panen siis sellised nagu aitavad siis lisaselgitused näiteks õpikus oleva silbitamisreeglite õppimiseks. Vahepeal on nii, me kõik ju teame tegevõpetajatena, et mõni asi õpikus on kulda väärt. Et siin nagu ei peakski midagi muutma. Kõik võiks täpselt nii olla, see on nagu üheselt mõistetav, see töötab, aga teisalt jälle me puutume kokku sellega, et mingil põhjusel ei tööta see õpiku kas selgitav tekst või joonised ja siis peab nagu midagi lisaks panema. Aga ma väga püüdlen selle poole, et õpetada õpilast aru saama teema tutvustamisest, nendest näidetest, joonistest, just nimelt nendest selgitavate lisatööjuhistega, mis on siis nii-öelda selles õpijuhises. Nõustun. Ja täpselt see üks eesmärkidest ongi, et õpijuhis on abiks, kuidas teha tööd õpiku ja töövihikuga, mis tegelikult on meil kõigil nii-öelda komplektidena lastel olemas ja mis on tihtipeale ka kulda väärt. Siis need õpijuhised, me leiame ka seda, et need õpetavad lapsele tundma iseenda tugevusi ja nõrkusid. Nii lapsel endal kui õpetajal, sest et kui õpilane töötab õpijuhisega, siis sa tihtipeale saadki aru sellest, kus kohas on need pingutust vajavad ülesanded ja millised ülesanded võib-olla õnnestuvad mängleva kergusega.
ja õpijuhis annab võimaluse selleks, et õpilane saab ka sellest ise aru ja ta oskab ka enda nii-öelda küsimusi formuleerida, kus ta abi vajab. Loomulikult on ka mitmekülgsed ülesanded mõeldud õpijuhistes selleks, et õpilane saaks võimalikult erinevalt läheneda teemade õppimisele. Ta leiab üles ka just need õpistrateegiad või lähenemised, mis sobivad temale ja ka sealt ju saab õpetaja suunata teda kasutama just neid strateegiaid, mis omakorda ju tagab selle eduelamuse, mille nimel ju õpilane ka õpib, et saada iseendale seda eduelamust. Ja lõpuks on ka see iseenda kontroll. Ma arvan, et väga paljud õpilased ju koolis, mõnel on see hirm ikkagi, on see kontrolltöö ees, tasemetöö, eksam, siis õpijuhisega töötades on tal tihtipeale vaja iseennast kontrollida, sest et nii-öelda see töö ei toimu klassis õpetaja juhendamisel ja see tagasisidestamine toimub alles päeva lõpus või siis mõnel ühisel olemisel, siis tal on vaja ka saada vahepeal kinnitust, kas ta on õigel teel või mitte. Ja siis selleks ongi need kontrolllehed, mida ta saab teha või õpetajalt küsida seda kinnitust ehk seda eduelamust saada ka õppimise keskel, õppimise vältel. Merle, kas sa sooviksid midagi lisada siia? Ma võib-olla ütleksin selle mõtte, et kuna teie esimeses õpiringis mind tehnilistel probleemidel ei olnud, aga tark on nagu tegeleda ka sellise mõtlemise muutmisega, ma ütleks niimoodi, et kontrolltöö, enesekontroll. Mina lastele alati ütlen, et jaa, sa teed nüüd enesekontrolli. Ja no ei, aga see on ju täpselt samasugune nagu kontrolltöö. Mis siin vahet on? Ei, sa ikka kontrollid oma teadmisi. Nüüd sa saad teada, et kas sa oskad silbitada, kas sa oskad kümnendmurdudega liita, lahutada, aga lihtsalt mina aitan sul need punktid kokku lugeda, et mul on lihtsalt kogemust rohkem. Aga see mõtlemise nagu muutumine ka, et ta võtab seda nagu loomulikult, et see ongi nagu, et ma teen mingit tööd, siis ma panen ennast proovile ja kontrollin, kas nagu minu see tööprotsess on jõudnud vastava tulemuseni, et kas ma sealt saab nii-öelda edasi liikuda. Et ma just mõtlen seda ka sellist natukene kõrgemat sihti, jah, et sellist mõtlemise nagu muutumist. Ja, sest et õpijuhisega töötamine nõuab seda tegelikult õpilaselt küll, sest et nagu eelmine kord sai mainitud, siis võib-olla on tihtipeale selline tunne, et õpetaja on see, kes peaks kulbiga andma seda teadmist, kuigi tegelikult on see, et neid ampse peaks võtma õpilane ise. Aga tõesti, ega ükski asi ei ole ju täiuslik ja omast kogemusest ju ka meie Merlega teame, et ega nende õpijuhistega töötamine ei ole ka kõige lihtsam, et eks ka sellel on omad miinused ja sellepärast on ka see, et miks kasutatakse erinevaid meetodeid, seotakse need omavahel kokku just selle eesmärgiga, et leida just sellele rühmale ja iseendale selline viis, mis töötaks. Ja mõned miinused ongi see, et esiteks, nagu me ütlesime, õpilasele peab muutuma see mõttemaailm ehk peab õppima. Et see on üks asi, millega peab tööd tegema esimesed 2 nädalat kindlasti. Ja kuna meil on tõesti toredalt 5 1. septembrit koolis, sest et iga periood vahetub meie seltskond, siis iga perioodi esimesed 2 nädalat siis uute õpilastega me õpimegi töötama õpijuhisega ja hiljem saamegi nautida neid vilju, et ta suudab sellega iseseisvalt tegutseda. Ehk see ajakulu, mis selleks läheb, siis ma arvan, et see on igati väärt selleks. Ja õpetajale kindlasti on see, et selle õpijuhise koostamise vilumus saabub teatud aja tagant. Ehk neid õpijuhiseid peab tegema, sest et
alles siis esiteks avastad sa sellise nagu oma käekirja, millega sa seda teed ja sa õpid ka nende läbi õpijuhiste tundma oma õpilaste rühma, milline viis neile sobib, milline õpijuhis on see, mis motiveerib neid töötama. Ja eks ka need õpijuhiste tegemine alguses on keeruline, sest et need õpijuhised on detailsemad. Just sellepärast, et õpilane saaks iseseisvalt tegutseda, kus peabki kirjutama lahti kõige lihtsamad tegevused, mis muidu meil klassi ees nii-öelda rääkides tulevad. Kas või see, et avajooneline vihik, pane pealkirjaks silbitamine, kirjuta reegel vihikusse, et kõik need tuleb detailselt lahti kirjutada, aga see on sellel hetkel, kui nemad õpivad õppima. Hiljem on juba neil see automaatselt sees, et nad teavad, et eesti keele ülesanded käivad oma joonelises vihikus ja matemaatika ülesanded ruudulises vihikus ja kõik need muud sellised meie jaoks võib-olla juba automaatsed asjad, mis õpilastel meiega kontakttunnis olles toimivad. Jah, võib-olla mina lisaks veel sellist asja juurde, et me kõik teame, et oletame, et klassis on 24 õpilast ja see seltskond siis on aastate lõikes selles mõttes väga erinev. Aga me alati teame, et seal on selliseid nutikaid, kiireid tegelasi, on mingisugune selline keskmine lugu ja siis on osaliste õpiraskuste, suuremate, väiksemate õpiraskustega lapsed. Ja ma võin siin jagada seda kogemust, et tõesti 5 aastat tagasi töötades suures Rocca al Mare koolis, kus mul oli klassis 24 last, ma tundsin ühel hetkel, et edasi nagu minna ei saa, et midagi peab muutuma, sellepärast, et surve tuli just nendelt nutikatelt lastelt. Nad olid nii kiired, nad oleks tahtnud ahmida kõik endasse, neis oli nii palju energiat ja samas see tubli keskmine osa oli ka tubli, aga siis oli mingisugune rühm, kes ikkagi nagu vajas sellist teistsugust lähenemist ja rohkem ka abi. Ja tegelikult sellest vajadusest ma jõudsingi õpijuhiste juurde. Tegelikult need õpijuhised lahendasid ära selle diferentseerimisküsimuse minu jaoks. Et iseküsimus on et siin tekivad teatud sellised nagu lood, et kuidas ma siis ikkagi teen, et need õpijuhised, mida meie siin näitame, eriti need, mis on pisematel ehk siis esimesele kooliastmele, need on ju mõeldud terveks päevaks nii-öelda. Aga kindlasti on ju klassitunde näiteks, mis on siis 2 tükki järjest või 3 või saab suisa koostada sellist plaani, et tunnid on järjest ja siis seda asja nagu sättida. Ja ma võin tõesti nagu siin kinnitada, et lapsed nii väga tahavad õppida ja nad unustavad, et me peame tegelikult natukene neid nagu survestama ja neile meelde tuletama, kuule, aga nüüd on vaja teistsugust pausi ka teha. Et ongi vaja seda mingisugust ringi seal jalkaplatsil või hoopis natuke hüpata, keksida, niisama taevasse vahtida, et on vaja seda teha, et nad lähevad nii õhinasse, kui nad saavad ise õppida, neil on nagu nii-öelda mingisugune raam ümber. Et ma olen nagu väga tänulik selle eest, et ma 5 aastat tagasi sellise nagu probleemi ees seisin ja nüüd olen jõudnud nii-öelda selliste nagu enda jaoks vähemalt töötavate õpijuhiste maale. Kas keegi soovib vahepeal äkki kommenteerida mingid mõtted, küsimused? Ja kas mõni nagu oma koolist või siis nagu oma mättalt vaadates, et mis tundub nagu raske või kitsas koht, et kus tahaks nagu mingit nõu või mingit lisatäpsustust küsida? Mind huvitab küll näiteks selline küsimus, et kuidas, millised need konkreetsed soovitused võiksid olla, et neid õpetada õppima, et selliseid äkki näiteid veel tuua selle juurde, et
see tundub just nende väikeste laste puhul ikkagi päris keeruline, et näiteks esimesest klassist, kui me räägime või et kuidas nad tulevad sinna. Meie koolis oleme ikkagi selle seisukoha võtnud, et esimene klass, esimese poolaasta veedab väga palju oma juhendajaõpetajaga, kes siis tõesti õpetab need põhioskused selgeks ja siis järk-järgult liigutakse selleni, et on need tööülesanded kirjutatud siis kas tahvli peal või on need paberi peal kättesaadavad, et sealt hakata vaikselt liikuma selleni, et mina võtan vastutuse selle ühe ülesande eest, teen ära, luban selle õpetajal või koos vaatame selle üle ja liigun siis järgmise juurde. Ja mina leian, et see kuidas õppima, siis see väga palju käibki selle õpijuhisega koos, sest see õpijuhis koosneb teatud nendest punktidest, mis ongi vajalikud selleks, et üldse mingisugust teemat omandada ja see tegelikult väga palju ka suunab. Lihtsalt mingil hetkel kaovad tõesti need väiksed detailid sealt pealt ära, et kuhu sa pead liigutama mingil hetkel kas õpilast või siis kas midagi peab otsima või printima või mis vihiku ta peab avama. Aga muidu see õpijuhis nagu suunabki seda kõike tegema. Ja teate, ma lisaks siia juurde veel seda ka, et see sama õpijuhis, ta on nüüd ütleme, ta on A4 paberil, ta on mõlemapoolne või ühepoolne sõltuvalt siit päevast ja see sama, et mul on see, mis tööd mind ees ootavad, ma näen seda tervikut, ma teen mingi osa ära, ma saan tõesti nüüd markeriga üle tõmmata või meil on seal osadel on sellised toredad kastikesed, märgin linnukese ära. See, et ta näeb, kuidas ta nagu edasi liigub, see teda nii palju nagu motiveerib. Ja üldjuhul neid lapsi, kes tulevad ja ütlevad, et oi, et ma üldse mitte midagi ei tee, kui mulle nagu keegi otseselt isiklikult ei ütle, et meil vist sellised ei olegi olnud, et nad kõik nagu pusivad ja see läheb neid korda, nad tahavad tõesti teha. Tõesti eks neil see sisemine motivatsioon, võib-olla on see seotud natukene selle nagu nende jaoks uue keskkonnaga, kus nad meil on, see kindlasti aitab kaasa, aga see tervik hoiab neid nagu toimetamas, nii nagu Keter ütles. Ja võib-olla kui siin nagu, jah. Aga õpilasel on väga madal õpimotivatsioon, et ta ei tahagi teha, ta ei tahagi olla seal õpiühistega, ta ei taha töötada koos teistega õpetajaga ja ta lihtsalt tuleb ja lihtsalt istubki. Kas on teil olnud juhtumeid, kus õpilane ei taha üldse õppida? Jaa, meil on sellised juhtumid ka olnud, sest et nagu me ennem ütlesime ka, sest tõesti meil õpilasi on sellel õppeaastal oli 41 erinevast koolist, seega me ei saa eeldada, et nad kõik on ühteviisi ja mis ongi tore tegelikult, aga tulles tagasi juurde sellele, et on väga madala õpimotivatsiooniga lapsi olnud, loomulikult, kuid mingil hetkel hakkab rolli mängima üksteise mõjutamine ja positiivses mõttes, et Hispaania õppekeskuses on meie õnneks väga palju ka neid, kes on juba eelnevalt meie juures õppinud ja nemad on endale suutnud juba tõesti selgeks teha selle, et nemad õpivad ise endale. Ja nende jaoks selline õpiviis, iseseisev õppimine motiveerib neid ja see on nende jaoks nii-öelda nagu ainuõige lähenemine. Ja kui seal see õpilane on olnud, on nädal, on 2 selle kõige õpihimu keskel, siis mingil hetkel ta saab ka aru, et selles koolis muud viisi ei saa enam. Et ei saa lihtsalt oodata, et kuskil keegi midagi sulle tarkust pähe paneb. Sest et vaadake, kooli situatsioon või klassi situatsioon on see, kui ta seal on, siis ta vähemalt on seal. Kuigi ta võib-olla midagi ei tee, aga ta teab seda, et ta on selles klassis olemas ja midagi juhtub seal ikkagi, sest ta ju kuuleb, mida õpetaja räägib, teised ju midagi vastavad seal, aga kui ta on täiesti iseseisvalt õppimas ja ei toimu selliseid arutelusid ja kus ta peabki ise lugema ja tegutsema, siis ühel hetkel, kus ta peab oma teadmisi ka demonstreerima, siis ta saab aru, et nüüd on see hetk, kus on see koht. No üldiselt on nii, et kuna meil on see aeg nii lühike, siis me alati nagu võib-olla täiesti nagu põhjani ei saa teada, et milles on küsimus, mille pärast on see motivatsioon nii madal. Neid probleeme on meil ikkagi olnud väga-väga palju erinevaid.
vahepeal aitab näiteks selline lihtne trikk, mis aitas mul nii suures koolis ja aitab siin Hispaania nii-öelda väikeses majas, et tegelikult on vaja nagu pisut keskkonda muuta, et ta tahab õppida tegelikult pisut nagu eraldi, ta ei taha olla nii-öelda selles pesakeses, ütleme, et meil on siin pesakate pesa, vaid ta tahab näiteks minna terrassile laua taha või siis ta tunneb, et aga ma läheksin, seal on nüüd suuremate laste laud, võib-olla seal on 4. klassist, keegi 6. Ma olen nende juures, ma tunnen ennast nagu pisut natukene tähtsamana, ma olen nagu, ma ei tea, mingisugune sisemine tarkus liigub sealt suuremate juurest. Nii et igasugused, ütleme, sellised keskkonnaga seotud probleemid või see, et sa näed, et tal on nagu vajadus, et ta teeb küll ära, aga siis ta peab saama mingit kinnitust sinu käest, et mingisugust sellist mustrit murda, et neid tegelikult need algsed nädalad ikkagi on seotud sellega, et vaadata, et kas me saame selle asja nagu lihtsalt lahendatud või me peame tegema mingisuguseid selliseid keerulisemaid asju. Vahepeal on ka lihtsalt sellised nagu vestlused, mingisugused, sa näed, et talle läheb mingi asi väga korda, sa motiveerid läbi selle, nii et tegelikult neid lahendusi ei ole üheseid häid, 1, 2, 3, aga me tõesti kinnitame mõlemad teile seda, et see õpijuhis aitab motiveerida, sest seal on mitu toredust sees, mis aitab. Ja tegelikult ka, millest eelmine kord põgusalt sai rääkida, sest et tihtipeale on õpilase motivatsioon madal sellepärast, et ta on ebakindel ja mingi põhjus on see, et ta on ebakindel. Ja mina olen avastanud tõesti seda, et väga suur ebakindlus on näiteks, nüüd ma saan tuua näite oma 3. klassi tüdrukutest, on arvutamisoskuse puudumine ja siis pidigi liikuma, nagu Merle ütleb, pani tagurpidi käigu sisse ja liikuma tagasi. Ja päriselt ka 3. klassi alguses läksime tagasi 20 piires arvutamise juurde. Ja me võtsime aega selleks, aga me tegime selle selgeks ja sealt edasi sai minna. Või oli meil see laps, poisslaps käib tõesti peaaegu igal aastal, on ta käinud minu teada mitu perioodi ja temal on õigekirja probleem. Ta on väga tegus, jutukas, aga iga kord, kui on vaja kirjutada midagi, siis ta läheb lukku ja see võtab tema motivatsiooni alla. Ja tõesti, tema õigekirja oskus on selles mõttes väga kehva, et ka tema käekiri on kehva. Siis õpetaja leidis lahenduse, et tal on tema õpijuhises on mingisugused ülesanded tehtud suuliselt, mingid ülesanded on palutud teha tal arvutisse, kus on siis nii-öelda see speller juures, mis näitab talle neid õigekirjavigu ja niisugused individuaalsed lähenemised ma näen ka, et õpilast motiveerinud, sest et nad näevad, et sa märkad neid ja et sa tahad nagu pakkuda mingisugust tuge, mingisugust nii-öelda otsa neile, et nad saaksid sellest välja tulla ja õpijuhised, mina näen, et need nagu kuidagi otsivad üles või näitavad kohe välja selle õpilase nõrga koha, kus sa saad teda hakata toetama, võib-olla isegi ka nii, et ta seda alguses tähele ei pane. Ma ei tea, kas teil on ka olnud mingisuguseid häid nippe, kuidas motiveerida õpilast, kes on mingitel põhjustel, kas on need tõesti teadmiste puudumised, kodused põhjused või on tõesti endal puudubki see sisemine motivatsioon midagi koolis teha. Kuidas olete teie aidanud? Kas tohib ma räägin vene keeles? Natukene vene keeles. В нашей школе очень много учеников, почти 1000. И мы сейчас на данный момент делаем, вот я руководитель уровень СТО, как раз по теме мотивации у детей. Мы исследуем уровень мотивации 4 класса, Нелес класс, я 9 класса. Потом сравним, что хотят дети для того, чтобы учиться успешно. Вот мы такие вопросы им задаем, делаем исследования, и потом в этом году не получилось доделать эту работу в связи с карантином до конца. Как только доделаем, я могу все результаты показать,
что же хотят дети для того, чтобы повысить мотивацию в 4 и в 9 классе, как меняется у них уровень мотивации с возрастом. Väga hea. Уже Ootame huviga. Да, уже есть интересные такие ответы детей, удивительные. Детям даже важно, как выглядит учитель, ну, какая она красивая, там, улыбается. Вот это важно. Ma ei saanud sõnaga aru. Ma võin... Anne, jah, ole hea, tõlgi sina. Nii, 2 õpetajat on suures koolist umbes 1000 õpilast ja nendel on praegu käimas uurimistöö, mis ei ole lõpuni veel tehtud. Aga seal uurimistöö käigus uuritakse 4. ja 9. klassi motivatsiooni, mis siis tõstab seda nende õpimotivatsiooni. Töö ei ole lõpuni viidud veel, aga juba laekuvad vastused ja on väga huvitavad vastused, näiteks sellised nagu, et tõstab motivatsiooni õpetaja isegi välimus. Õpetaja on kena, siis motivatsioon on ka kõrgem. On üks näidetest, aga kui nemad viivad oma töö lõpuni, siis nemad võivad ka jagada meile oma tulemusi, mis siis 4. ja 9. klassis, kuidas see motivatsioon erineb ja mis mõjutab lapsi 4. klassis ja mis mõjutab lapsi 9. klassis. Aitäh! Ja ma võin siia, mul sellel hetkel tuli kuidagi meelde selle õpetaja välimusega, tuli tegelikult üks nüanss veel. Ma mäletan, eelmisel aastal liitus ka meiega üks õpilane, kes oli väga tegus, aga ega tal väga hästi nagu ei õnnestunud ja lõpuks ega ta ei tahtnud teha ja ma mäletan seda, kuidas ta ühel hetkel küsis mult, et aga miks sa minust nii palju hoolid, miks sa nii palju tahad mind aidata? Et kas see nüanss, et õpetaja märkab ja panustab omalt poolt, siis ka mul on olnud tunne, et ka see on suureks motivaatoriks nende puhul. Ja 6. klassi puhul ma olen märganud, et kui on teistest koolidest õpilased ja just uued, kes pole ennem kokku puutunud meie tegemistega, siis nemad ütlevad, et õpetaja on väga mõistev, et see kogu õppetöö on olnud mõistev. Ja et nende jaoks on oluline, kui mingi asi ebaõnnestub, siis kuidas seda serveeritakse nende jaoks. Ja see tagasiside, kui see on edasiviiv jõud, siis see viib edasi ja kui on tõesti selline, mis tõmbab seda motivatsiooni maha, siis nii see ka mõjub. Et sõnal on väge. Nii, aga ma arvan, et me võime liikuda edasi. Ja me nüüd hea meelega hakkama teile näitama siis enda koostatud õpijuhiseid, aga enne seda me mõtlesime, et kuidas panna kirja siis, et mis on see õpijuhise ülesehitus. Ehk tegelikkuses on ju niiviisi, et iga õpetaja käekiri on erinev, iga grupp, kes sul on, iga õpilaste grupp on erinev ja selleks, et see tööle hakkaks, pead sina ise tunnetama, mis on selle grupi jaoks õige. Aga selleks, et kuskilt alustada, on väga hea, kui on olemas mingisugune algteadmine ja nii-öelda ots kätte antud, et siis hakata katsetama ja viima sisse vastavaid muutusi, mida siis õpilased oskavad sind hästi suunata tegema. Ja kui sa loed õpilasi, siis ma usun, et sa nendeni ka jõuad. Ja me oleme leidnud, et noorematel õpilastel, ma ütleksin siis praegu siis siin isegi 1. kuni 4. klass, siis nende õpijuhis on tavaliselt üles ehitatud järgnevalt, et on häälestus, mõnikord on see lühem, mõnikord on pikem, siis toimub kindlasti eelmise päeva tagasisidestamine, kus õpilased on oma töödele saanud tagasiside, kas nad peavad siis tegema vigade parandusi või mitte. Ja kui liigutakse uue osa juurde, siis on meenutamine, varasemate teadmiste ülesäratamine. Järgneb sellele siis vastav õppeaine. Siis peale nii-öelda esmaseid teadmiste omandamist toimub vahekontroll. Ja tihtipeale selle vahekontrolli sooritab õpilane ise just nende kontrolllehtedega või siis vesteldes oma paarilisega rühmatööd tehes, nii et ta saab kuskilt tagasisidet, kas ta on õigel teel. Loomulikult on vajalik paus,
ja mina tean, et mina olen just praegusel hetkel väga palju ka seda pausi sinna sisse kirjutanud, nagu Merle ütles, sest õpilased satuvad väga õhinasse, kui nad näevad, et kõik õnnestub, siis tahaks nagu ludinal edasi minna, kuid on ka ju see, et kui vahepeal pausi ei tee, siis võib-olla läheb see asi nii-öelda pealiskaudne, et saaks seda põhjalikkust juurde. Kindlasti peab olema päevas see hetk, kus õpilane saab rääkida, arutleda kas oma kaaslastega või õpetajaga või siis kogu rühmaga koos, kus toimub nii-öelda selle teema üle arutlemine ja et ta läheks laiali, et ei oleks eesti keeles silbitama ainult ühe asjaga, et või poolitamine, et kus me tõesti seda rohkem kasutame. Kui me räägime matemaatikas mingitest teemadest, et ta ei ole ainult ainesisene, vaid tõesti, et see on meist päris elust võetud see kõik. Toimub õpitava kinnistamine, mingil hetkel siis enesekontroll, mis me ju teame, kõik on tegelikult õppimise üks kõige olulisemaid kohti. Ja päevas siis nii-öelda õpijuhise juures peaks olema ka loovülesanne, sest et meie soovime, et meie noored tulevikus oleksid ideede generaatorid ja suudaksid igas olukorras leida lahendusi. Ja praegusel hetkel, kuna toimub distantsõppe, siis olen mina jätnud oma õpijuhisesse ka sellise koha, kus ta kirjutab oma päevast ka õpetajale. Seda teeb ta lühidalt ja vabas vormis, et mis õnnestus hästi, mis mitte, mis oli raske ja tihtipeale ka nad kirjutavad, et mida võiks järgmine kord ka teha, et mis ülesanne oli tore. Merle, palun täienda mind. Kui aus olla, siis sa nagu kõige olulisema rääkisid ära, et ma siin selles mõttes julgustan olema just selline, nagu see sobib sulle ja see sobib sinu õpilastele, et mul on nagu hea näide Varnast võtta. Sellel aastal Tessakad on olnud sellised hästi sellised energilised, nutikad, kiired ja ma panin tähele, et tegelikult neil nagu motivatsiooni tõmbas maha selline nagu pidev häälestamine või miks me nagu kogu aeg häälestume, et ma juba olen sellel lainel, et tahaks, toimetaks, teeks ja tegelikult ongi küsimus selles, et sa peaksid nagu oma lapsi teadma, tundma ja loomulikult tunned sa ju ise ennast ka ja võib-olla kogu selles protsessis tulebki midagi sellist veel olulist välja, mis aitab seda nagu õppeprotsessi parandada. Ja ega siis meie need õpijuhised ei ole siis iga päev sarnased. Oh ei, täna selline, homme teine ja järgmisel nädalal on vajadus hoopiski teine. Nii et vahva ongi see, et need on sellises pidevas muutumises. Nii nagu elu tervenesti, teisiti ei saa. Aga ma olen Ketteriga nõus, struktuur on alati hea. Täpselt nii. Kas ma arvan, et nüüd oleks õige hetk siis võtta ette mõned õpijuhised ja neid koos üle vaadata. Kas sa, Merle, tahad alustada teisest klassist või ma võtan praegu 3. klassi kohe lahti? Ja ma võin rahulikult alustada, kui te mind nüüd juhendate, kuna ma ei ole väga Zoomi inimene. Mu lastel on Zoomiga probleeme, siis ma teen põhiliselt asju Google Meetis, et anna juhiseid ja ma kohe avan. Vaata, kui sa liigud sinna alla, siis sellel all, nii-öelda meie vestlus all on see riba, kus ongi roheline nupukene jaga ekraani. Kui sa selle peale vajutad, siis seal peaks sul hüppama lahti aken, kus sa saad valida täpselt, millist dokumenti sa soovid avada ja jagada meiega. Ja mulle tundub, et sul on see õnnestunud. Tubli töö, Merle. Nii, et see õpijuhis siis on, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis on 3. perioodi teine päev. Ja tavaliselt meil selline esimene päev on omaette lugu, selline rohkem ülekooliline tegemine ja esimese päeva juurde käivad ka õpilaste nagu õppevahendite ülevaatamine, et me teaksime, kes millega õpib ja missugused on õpijärjed. Ja
kuidas ma siis olen seda alustanud, et mul on selline teatud nagu mingisugune struktuur, loomulikult tekibki, et tähtis on see, et õpilane ikkagi teaks, mis päev on, mis kuupäev on, ma soovin talle midagi, tavaliselt iga päev on need soovid erinevad ja tõesti ma olen pannud siia sellise mõtte, et mida vanad olijad teavad, sest nad seda nii usinasti toredasti teevad, et nad toetavad uusi tulijaid ja uusi tulijaid siis julgustada, et küsi ja sa saad nii-öelda oma vastused. Nüüd siin mul ongi siis aktuaalne teema, kuna uus aasta algas, siis on siin väike selline nagu loovilassanne ja kuna osadel lastel oli seda loovilassannet võimalik ka teha töövihikus, siis ongi nagu lahterdatud. Osad lapsed teevad seda siia ja nende nimed ma olen välja toonud, kes siis teevad seda mujale. Ei midagi keerulist. Ja tavaliselt siin üldse mitte mingisugust muret ei tule. Nad loevad ära, asuvad usinasti joonistama ja kirjutama ja lähevad edasi järgmise punkti juurde. Üks tore võte, mida ma võtsin kasutusele meie 3. õpetajalt Maarikalt, et tema pani selliseid nagu mullikesi, et tal nagu tundus, et osad lapsed kasutasid markerit, et võib-olla osadele sobib ka, et ta saab nagu siia ära märkida. Ahaa, see on tehtud, et ma ei taha maha tõmmata. Ja siis sellise lisakastikese ma võtsin siis ka kasutusele. Ja läheb siis edasi. Ikka selline laiem teema on see uus aasta ja tuleb õpikust luuletus. Ja ma olen siin tööjuhises ka, et loe vähemalt 2 korda. Et eks ikka alguses võib tekkida nii, et ta loeb ära, et loe luuletust. Pole hullu, kui ta selle 2 asemel luges 1 korra. Mitte midagi ei juhtu. Hiljem hakkab ta neid nüansse nagu tähele panema. Vahepeal ma teen ka, et ma nagu rõhutan mingisuguseid kohti, seda on ka kohe näha. Ja tuleb järgmine tegevusülesanne. Ja siin ma olengi tumedaga kirjutanud välja, et kuna töö on kas õpiku sõnastiku või õigekeelsus sõnaraamatuga, siis et kus ta selle sõnaraamatu leiab. Sõnaraamatu leiad valgelt riiulilt. Nii. Ja eks siis need vanad olijad saavad aidata. Mingisugust nagu probleemi ei olnud. Meil oli pooleks vanu olijaid ja pooled olid uued. Kõik nagu kenasti toimis. Nii ja eks see teema läheb edasi. Et ma siin aeglaselt nagu näitan ja meil oli juttu sellest, et midagi teed sa ise, midagi on nagu hea teha koos, et siis nagu peegeldada või siis kuidagi edasi minna selle tööülesandega. Ja kuna neil oli see luuletus vaja lugeda, siis edasine töö on nüüd seotud sellega, et nagu tunnetada seda luuletuse meeleolu ja nüüd saab töötada paaris ja kolmikus. Ja mul ei ole, ikkagi on, ma näen, aga ta ei ole kahjuks tumedalt. Ma nüüd tahaks, et tegelikult oleks see tumedalt see koht, kus mul on kirjas, et leia hea nurgake, kus saad seda teisi segamata teha. Meie majas on see oluline, et tegelikult meil on need nagu sellised õppimispesakesed, eriti pisemate jaoks, et neil oleks nagu kindlam ja turvalisem toimetada, aga kui keegi jääb klassi mingisugust nagu oma ülesannet tegema ja seal üks paar tahab siis seda sellist nagu tööd luuletusega teha, siis tavaliselt nad leiavadki selle koha. Ja jälle tegelikult see on nagu 2 toredust, et ühelt poolt ma teen nagu õpiülesannet, teisalt ma liigun ringi, ma saan otsida teise koha ja selline keskkonnavahetus jälle nagu motiveerib. Ma leidsin minu jaoks sobiva koha, hea koha, nüüd ma teen selle ära ja jätkan järgmise ülesandega. Et siin järgmine ülesanne iseenesest jälle täpselt samuti, et on antud nagu lisajuhised, et kuidas siis, kust leida arvuti ja kuidas siis edasi minna. Kuna meil eelmisel päeval oli juttu sellest, et kuidas ma siis üldse avan arvuti ja mis ma siis teen ja Keter
on seda mitu korda rõhutanud, et nagu täpselt on vaja välja kirjutada. Minul see vajadus puudus sellepärast, et tänapäeva lastega on nagu lihtne, et selliseid võib-olla internetis toimetamise ja sellise nutiseadmetega tööd, et siin selliseid nagu täpsustavaid asju ei ole vaja. Aga jälle, et saada teada siis, et mida ta siis sellest kohast nagu teada sai, et kas ta sai aru, mida ta luges, siis on siin selline nagu enesekontrolliks küsimused ja ta saab neile vastata ja tegelikult järgmine töö on seotud juba sellise ühise aruteluga, et ma tavaliselt kirjutan ka ette, et kui on ühisosa, kas on siis paaristöö või terve klassiga, siis selline märge tuleb tööjuhisesse ette. Ja ütleme nii, et kui on perioodide algused, siis neid ühistöid on tavaliselt natukene rohkem. Et just nimelt teada saada, kuidas need lapsed tegutsevad, kuidas nende hakkama saamine on, missugused vajadused on. Kas see on siis seotud ainult akadeemilise taustaga või see on seotud sotsiaalse taustaga. See informatsioon ju meil puudub, nii et lihtsalt nagu tundma saada neid lapsi. Ja mingisugune nagu minu jaoks nagu mingisugune osa lõppes ära, loogiliselt mõttes võiks siin olla mingisugune liikumispaus. Ja jällegi, et kuna on tegemist õigekirja teemaga, siis need on kõik nagu omavahel põiminud, see luuletuse osa, meeleolu, õigekiri ja jällegi, et ma annan siin nagu selles mõttes sellise võimaluse nagu iseendale teadmiste saamiseks lastest, et mine ütle oma soov koos põhjendusega Merlele, et siin on küsimus, et millisesse riiki tahaksid sina reisida ja miks, et ma saaksin jälle natukene nagu midagi sellest lapsest teada, et see on nagu väike selline kavalus minule endale ka, temale ka kindlasti vahelduseks, et ta ei pea seda kirjutama, vaid ta saab öelda, saab korraks nagu liikuda, mind üles otsida, sest teadupärast meie ei ole kogu aeg laste juures ju, et õpijuhised on ikkagi mõeldud selle jaoks, et ta saaks ise sellega hakkama, et meie küll toimetame kuskil taustal, aga me ei ole laste juures nii-öelda. Ja siin ongi nii, nagu Keter ütles, sellised erinevad liiki, küll selliseid kordavaid harjutusi, kinnistavaid harjutusi ja nüüd, kui ma tahan väikestele, kui ma tahan nagu õpetada mingisugust sellist oskust, siis ma tahan, et kõigil oleks ühtemoodi. Vormistamine tihti peale ongi. Ja ma olen siin hetkel otsustanud niimoodi, et me teeme selle vormistuse osa kõik koos. Ma ei kirjuta neid juhiseid, vaid see vormistuse nagu nõuete kokkuleppimine, see tuleb meil ühiselt. Ja siis ma sellega niimoodi kirja siia panen, kuidas on nagu minu nägemus asjasse. Ja nagu me rääkisime, siis lisaks eesti keelele on ju meil siin matemaatika või loodusõpetus ja antud tööjuhis siis sisaldab ka sellist matemaatika osa. Ja jällegi, et kui ma olen nagu tahtnud midagi rõhutada, et mis ma tean, et laps tahaks kuidagi nagu omamoodi teha, et näiteks siin on see, et ta arvutab ära ja näitab oma tööd siis õpetajale. Ja kui on vead, siis on neid vaja parandada, aga jällegi, et see on nagu meil selline kokkuleppeline asi, et kui sa parandad, sa maha ei tõmba, sa kirjutad teise värviga kõrvale. Et jällegi need võivad alguses nagu lapse jaoks nagu mööda joosta, aga kui ta nagu toimetab nendega, siis ta hakkab neid ka märkama ja loomulikult on ju head sõbrad, kes seda kõrvalt kohe tähele panevad ja ütlevad, et ära kustuta ära, kirjuta teise värviga. Et neid abiõpetajaid klassis tegelikult on hulgaliselt, et see on meile ainult suur rõõm. Ja oli juttu meil ka sellest, et midagi loovat või käelist võiks olla siin jällegi, et selles mõttes, et sellised lihtsad meisterdused, kus on võimalik mingisugust pilti juurde panna, kus ma tean, et tegelikult nad saavadki täitsa iseseisvalt hakkama, siis ma olen selle pildi sinna pannud,
sellised väikesed soovitused ka ja tegutsemine toimub. Et mida ma suuliselt lastele nagu ära räägin ja meil on selline nagu vaikne kokkulepe, et tegelikult nooremad lapsed ei pea järgima õpijuhises järjestust. Kui suurematel lastel, viiendikel ja kuuendikel on see hoopis teistmoodi üles ehitatud, ehk järjestus on oluline, siis siin võid sa alustada näiteks matemaatikaplokist, sa võid alustada eesti keelest ja ega siis ju õpetaja ei ole kuskil kaugustes, et ikka me siin ütleme, et oleks tore, kui sa täna alustaksid eesti keelest, et näiteks meid on ees ootamas tunnikese pärast ühistöö, et ole hea, alusta sellest plokist. Et see on nagu täitsa selline okei. Selline lugu. Aga kui on see ühistöö siis kokku lepitud, et on tunni pärast, aga laps on ikkagi otsustanud alustada matemaatikas, mitte eesti keelest, kas siis ta saab osaleda täisväärtuslikult ühistöös? See sõltub nüüd sellest, mis on ühistöö teemaks. Antud juhul näiteks, et siin üks ühistöö oli seotud sellega, et mida sa tead kamast ja mis retsepte oled sa kasutanud, mis sa oled kamast valmistanud. Pole küsimustki saab. Aga on ka nii olnud, kus on minulgi selliseid lugusid olnud, kus on see kõrvust mööda jooksnud või see ei ole mul kirjas olnud, kui ma olen suuliselt öelnud ja tõesti läkski kõrvust mööda, siis ma olen selle ühistöö ära jätnud, sellepärast et see ei kanna seda eesmärki, mis ta nagu minu mõtetes on. Ja see, et ütleme näiteks päev liigub seda rada pidi, et me ei jõua kõiki asju ära teha, mingitel erinevatel põhjustel, midagi jääb tegemata, siis seda on lihtne nagu kanda järgmisesse päeva. Et üldjuhul on meil rohkem nagu seda muret, et lapsed saavad varem valmis. Et me oleme ikkagi nagu kogemuslik baas on päris suur, aga samas ei ole mitte midagi katki, kui see ühistöö nüüd praegu ära jääb. Me teeme seda järgmisel sobival hetkel, kui nüüd see üks laps või kaks last või kes tegid midagi muud, saavad ka selle nii-öelda eeltöö tehtud. Ma nüüd lõpetan jagamise ära hetkel. Ja, ma panen ette siis, otsin nüüd 3. klassi õpijuhise. Ma selle lasen suhteliselt niimoodi kiiruga üle, et me jõuaksime ka teist kooliastet vaadata. Ja meil mõnes mõttes Merlega on meil sarnane käekiri teatud kohtades, aga nüüd minu õpijuhis on siis maikuu oma, kui me oleme juba ka distantsõppel. Ja siin te näete ka lisaks siis nii-öelda, mis päev on, tore mõttekene täna sellesse päeva, siis on ka kindlasti kellaajad, kui on olnud ka Zoomi tunnid või ühiskohtumised. Ja kunstitunnis siis sellel korral me meisterdasime ema portree papist ja nöörist. Ja õnnelik sai 3. klassi olla, sest et just selline teema oli ka eesti keele õpikus olemas. Ja meie hakkame ka pihta sellega, et kõigepealt saab ta võimalus ise meenutada, mõelda, kus ta on seda sõna kuulnud, vihje tal kõrval on kindlasti siin piltidena olemas, et jälle see tunne, et ma vist tean ka seda ise. Kuid alati on see kõrval, et ta kontrollib oma teadmisi ja siia juurde ma olen ka andnud selle lingi ja nende õpilaste puhul on see, et nad oskavad seda keskkonda kasutada ja siin see juhis on lühem, mis tõttu nad saavad selle sõna tähenduse kohe kätte. Nii, ja siin ta tegeleb siis palaga edasi ja siin on ka ära toodud alati, olen ma kasutanud sellist ühtset viisi, et kollasega on ära markeeritud need kohad, kus ta peab siis pöörduma õpetaja poole, kas saatma oma töö või küsima mingeid lisategevusi. Edasi järgneb siis õigekirja teema, liitsõna teema. Jällegi, meie jaoks on hästi oluline, et laps teaks reegleid, et ta oskab ise reeglite järgi tegutseda. Et keegi ei ole, kes talle seda ette ütleks, ta peab ise need teada saama. Ja samamoodi olulised kohad olen välja toonud eriliselt ja selleks, kui ta nüüd loeb läbi, mis see liitsõna on sellest õpikust ja et õpikutekstist aru saaks, on ka selline lühike lünktekst, see, et ta kinnistaks veel kord seda loetut. Siin on siis üks mängukene vahepeal, jälle mingisugune muu tegevus. Siin on ülesanne töövihikust ja näete, siin on toodud jälle kollasega
mis annab märku, et ta peaks pöörduma õpetaja poole ja kontrollleht. Ja tõesti tuleb küsimus, aga kui õpilane küsib kontrolllehte, aga mis siis, kui tal tehtud ei ole? No mina olen kasutanud seda usalduse küsimust, aga kuidas see usaldus saabus, oli ikkagi see, et ma palusin kõigepealt õpilasel saata oma töö ja siis me tegime nii-öelda nagu vahetuskaupa. Saatsin mina vastu selle kontrolllehe ja see vahetuskauba mõte neile väga meeldis. Siis ongi mõttepausi koht ja lõpuks tuleb nüüd matemaatika osa ja ma tahtsingi võib-olla seekord korraks keskenduda võib-olla rohkem selle matemaatika poolele ja siin on uue osa õppimine. Ja me teame, et need õpikud ja keskkondopik.ee on tehtud tõesti väga heaks. Aga selleks, et õpilane oskaks nendega töötada, on vaja teda õpetada selle jaoks. Ja mina tihtipeale kasutangi õpikus tehtud skeeme, opikus toodud videosid ja panen need oma õpijuhisesse sellesse järjekorda, et õpilane tõesti õpiks nende abil. Ja siin ma olengi kasutanud siis uus osa, kuidas leida tervikut, kasutanud opiku ja õpiku siis erinevaid skeeme ja juurde ise kirjutanud mingisugused seletused ja ma võin teile öelda, miks siin on näiteks minu nimi selles tekstiülesandes. Teate, kui tore on, kui lapsi paelub, kui nendes tekstiülesannetes on tegelasteks kas nemad või õpetaja ja siis ma ütlen kohe, et see köidab neid rohkem ja see äratab nende tähelepanu ja motiveerib neid seda ülesannet lahendama. Ja siin siis antud skeemiga on ta siin selle omandanud ja leidnud ka selle vastuse. Siin ta vaatab õppevideot, jälle mingi vaheldus. Siin ta hakkab kinnistama skeemi abil ja kui on nüüd ka näiteks distantsõppel olnud, et õpilane ei saa aru, siis teate, kui hea lihtne on võtta ette see sama videokõne, panna ette see sama tööjuhis ja siia samasse kirjutada peale koos õpilasega ja arutleda läbi see. Väga lihtne ja toimib väga nii-öelda selgelt tema jaoks, et ta saaks sellest aru. Edasi tuleb uuesti reegli selgitus, tuleb kinnistamine, siin ta teeb töövihiku ülesandeid ja lõpuks on loov ülesanne, mis tegelikult sai juba alguse nädala alguses ja siin ka ilus mõte päeva lõppu. Nüüd ma ootaks enne, kui me lähme teise kooliastme juurde, ma tean, et meil on nüüd 5 minutit veel jäänud, aga ma küsiks kiirelt ka seda, et mis on teie tagasiside, mis on teie mõtted? Minul tekkis küll küsimus näiteks esimese klassiga, et esimene klass loeb ise nii vaevaliselt, et kuidas nad veel sellest tööjuhisest aru saavad, et kas te loete nendega koos need tööjuhised läbi, seletate või mismoodi, et minul on 4. klass, seal on ka mul muidugi väga raskeid lapsi selles mõttes, et nad loevad praegu, nad ei saa aru, mis asja nad tegema peavad. Et kuidas te veel väiksematega teete seda asja? No tegelikult ma ütleks 4. klassi puhul on see, et näiteks need õpijuhised on päris sellised pikad ja sisukad, sest ma tean, et nemad on väga head lugejad, aga kui oligi vastupidi õpilane, kes luges väga kehvasti, siis need õpijuhised on väga konkreetsed. Nad on lihtlausetega, lühikesed ja täpselt sellised, et tema saaks aru sellest. Ja esimese klassiga me oleme tegelikult toimetanud nii, et esimene poolaasta ongi ta õpetajaga koos tegutseb, õpetaja õpetab ta õppima ja kui on saavutatud tõesti selline nii-öelda juba see oskus, et ta suudab lugeda, siis antakse need õpijuhised, mis on lühikesed. Ja sealsed õpijuhised ongi sellised avaõpik, loe see, täida töövihikus see ülesanne, et hästi lihtsad, hästi lühikesed, et selles vanuses nemad nii-öelda veel täielikult iseseisvalt õpijuhisega ei toimeta. Aga oleneb muidugi ka lapsest, et see oskus tegelikult tuleb, ütleb niimoodi teisest klassist. Merle, sa oskad rohkem ka kindlasti öelda teise klassi alguse kohta siia tuua? Et me oleme nagu eesmärgiks võtnud, et esimeses klassis tõesti õpetaja on ju meil vahvaid selliseid, ongi lihtlause, selline pildikene ka tahvli peale pannud, et see on nagu silme ees ja tõesti see on imelühikene, imekonkreetne
aga see on nii-öelda selline esimene algeline õpijuhis. Muidugi see suuline pool on nagu kõige alguses, siis on see tahvel lühikene, siis juba edasi tuleb ta ka lühidalt paberile ja meie eesmärgiks on jõuda teise klassi alguses sinna, et on see ikka veel selline konkreetne ja hästi lihtne ja lisaselgitused tulevad nagu õpetaja poolt, aga me ikkagi liigume järjest edasi, kui me oleme teises poolaastas, siis me oleme juba päris nagu asjalikud, aga jälle ikkagi lähtuvalt sellest rühmast. Pigem ma arvan, et ma ootaksin veel küsimusi ja mõtteid, et äkki Hälis, mis sa arvad, kui me jagaksime Merlega neid õpijuhiseid teiega, et nad igaüks saab ise neid veel vaadata, aga äkki praegu ongi hea need viimased minutid küsida küsimusi. Et väga tore. Nii et ootame teie küsimusi, et me jagame teiega neid õpijuhiseid, et te saate veel nendesse süveneda. Aga võib-olla on tekkinud mingeid küsimusi ja praegu on hea koht neile ka vastused saada. Minul tekkis veel sellesama teise klassiga näiteks oli, et lapsed teevad, igaüks teeb individuaalselt seal vaikselt omaette nokitseb, aga üks hetk oli üks punkt oli see, et leia paariline või tee paarilisega koos seal loe midagi. Aga iga laps teeb nii erinevalt. Mõni võib-olla on juba selle juures, et leia paariline, mõni laps teeb alles seda esimest punkti ja võib-olla alles otsib sõnaraamatut tagamööda koolimaja. Et kuidas ma siis toimetan? Jaa, et tavaliselt on nii nagu me rääkisime, et need esimesed nädalad on pisut teistmoodi ja siin ma nagu sellist nagu iseenda kohalolekut nagu rõhutan rohkem ja olen lastega rohkem ja ma räägin ära neile ka sellise loo. Et meil on selline kokkulepe, et kui sa oled jõudnud selle punkti juurde, kus ongi vaja leida sul paariline või siis toimetada kolmikus, hetkel keegi ei ole sinna maale jõudnud, aga sul on õigus mitte teha seda kõvasti, aga küsida teistelt. Head sõbrad, kas keegi on nii kaugele jõudnud? Siis tuleb vastus, kes raaputab, kes ütleb jaa ja siis kas ta leiab selle sõbra või ta ei leia, aga mis siis edasi teha? Siis ongi edasi seda, et kas ma nüüd hetkel katkestan selle osa, lähen näiteks nüüd selle matemaatika juurde või siis ma võtan nüüd, miks meil nagu sagedasti sisuliselt nagu igapäevaselt ikkagi mingi meisterduse osa on, et kas ma alustan sellega, jätkan oma meisterdust, et ma nagu teen midagi ja ei juhtu midagi sellist ka, et on ka mul tulnud selliseid küsimusi, aga tõesti, mul ongi nagu kõik valmis, et mis ma siis teen? Aga mis sa siis teed? Kas sa võtad nüüd näiteks raamaturiiulit raamatu või on sul midagi pooleli? Sa lähed teed veel endale teise liikumispausi. Tegelikult sellised kokkulepped me nagu räägime lastega läbi, et meil ikkagi päris teisele klassile kogu seda lugu laulu sinna õpijuhisesse ei pane. Ta ei jaksa seda ära lugeda. Aga tal jääb see lihtsalt meelde ja ta toimetab selle järgi, kui ma olen talle selle ära rääkinud. Mul on ka küsimus. Te ütlesite, et õpilane ei kriipsuta maha oma vea, aga kirjutab teise värviga. See on väga huvitav, aga missugune on seletus sellele? Mis see annab? Esiteks. No, jah. Teeme siis 2 peale vastuse. Mina olen alati leidnud sellest, et esiteks on see, et meie õpetame, et eksimine on inimlik ja kui sa eksid, siis tuleb seda tunnistada ja mõtle, kui hea on näha, et kui sa oled selle vea parandanud ja õigeks ja tegelikult annab see võimaluse õpetajale näha, mis kohtades ta on eksinud ja mis vea ta on teinud, sest et tihtipeale nende vigade taga on seletus see, miks ta valesti tegi. Ja kui pidevalt mingi muster kordub, siis me saame teada, kas tal on mingi lünk mingisugusest hetkest jäänud. Et minu käest on lapsed ka seda küsinud ja siis nad ütlevad, aga miks sa tahad, et me seda värviliselt teeksime? Ütlen, kullakesed, sellepärast, et see õige vastus, see on ju selline särav, ilus, roosa, sinine. Sul on endal kohe selline veel topelt hea tunne, nii et see on natukene nagu selline psühholoogiline nagu suhe ka. Ja ma olen 100% Keter, ma just seda juttu tahtsingi rääkida. Väga hästi. Aitäh. Aitäh.
ja selle lisaks võib-olla see õpijuhise juurde, et kui alustada, siis alustadagi hästi lihtsatest ja sellistest, mis pakuvad rõõmu õpilastele ja õpetajale endale. Et meil just jagas Rocca al Mare kool enda neid mõtteid, et nemad alustasid nii-öelda nendest õpijuhistest või iseseisva õppepäevadest nii, et neil oli kord perioodis üks, mõnel oli kord kuus selline päev ja niiviisi samm-sammult nad liikusid sinnamaani, et nad hakkasid ka tegema, et nad liiguvad sinna poole, nad tahavad teha, et nädalas on üks päev, mis on iseseisva õppepäev kodus. Ehk et niisuguste väikeste sammudega, muidugi praegu meid sunniti tegema seda suurt sammu. Nii ma arvan, et teie olete, me kõik oleme nii-öelda selle suure sammu astunud ja lapsed selleks valmis, et võtta see uus viis kasutusele. Et nagu iga uue asjaga, siis ma olen 100% nõus, see vajab harjutamist. See vajab enda sees nagu sellist pesa tegemist, see vajab nagu lastel ka, sest mina võin ka tõesti jagada seda mõtet, et kui ma 5 aastat tagasi alustasin ja ma alustasin tõesti nagu 1 päevaga, siis ma vaatasingi, et see hakkaski tööle ja ega mul ei olnud alguses julgust nagu suuremat ampsu võtta, eriti 24 last ka ja seal omad lood veel juures klassis. Ja tõesti see nagu järk-järgult niimoodi edasi läks. Ega inimesed on erinevad, võib-olla keegi tunneb, et mina teen terveks nädalaks ära. Ega seegi keelatud ei ole. Võib-olla tulebki mingi väga nagu selline põnev tulem või järeldus, mingisugune selline lugu, et tõesti, kas see töötab või ei tööta ja sealt saab jälle edasi minna. Ma tegelikult see vahele siis räägin ära ka selle, et võib-olla kellelgi on veel mõni küsimus äkki tekib, aga paneme siis kohe ennast ka proovile, sest tegelikult on ju nii, et kui kuskilt otsast ei alusta, siis on hea mugav lükata seda edasi. Aga teeme proovi, sest et ma arvan, et tegelikkuses olete te ju nüüd neid õpijuhiseid ju ka koostanud, sest et kuidas muidu õpilane distantsõppel toimetab, ikka teie õpijuhistega. Ja me paluksimegi teil järgmiseks kolmapäevaks oma õpilastele 1 päevaks koostada õpijuhis. Nüüd ma paraku ei tea kõiki õpetajaid nii hästi, et tehakse, mis aineid te annate või te olete kõik klassiõpetajad ja sellest lähtuvalt see ülesanne ongi, kes on näiteks 6. klassis matemaatikaõpetaja, koostabki siis matemaatika selle õpijuhise, kas siis uue osa või kordamisega seoses, kes on siis klassiõpetaja vastavalt sellele, aga just oma õpilastele ja katsetage juba ka ära see. Saatke see õpilastele, kõik need teadmised, mis te täna saite, need uued mõtted, mis teil endal tekkisid, pange need kõik sinna sisse ja katsetage ja las lapsed teevad ära ja küsige neilt ka, mis nemad sellest arvasid, kas oli midagi teistmoodi, mis neile meeldis. Ja järgmisel korral me sooviksime tegelikult neid ka ise näha, et siis järgmisel korral me saaksime teile anda tagasisidet. Et mis meile eriti silma hakkas, mis meile meeldis, mida meie saame kaasa võtta ja et see võib-olla veel ladusamalt õnnestuks, siis me kindlasti jagame enda õpijuhiseid veel mõningaid, et oleks nii-öelda millest alustada. Kas... Ma täpsustan korra, Keter, tohib jah? Et kas need õpijuhised, nad tulevadki kohe järgmisel kolmapäeval siia õpiringi nende õpijuhistega või on vajalik need õpijuhised ette saata? Ette, sest me tahaksime neid ennem vaadata, siis me oleme nendega tutvunud ja siis läheb see nii-öelda koos olemine ladusamalt ka. Aga lepime siis kokku selle aja, et mis ajaks nad peaksid teieni jõudma, et siis me peame kuidagi vahendama neid. Ja, et selles mõttes teisipäevaks, et meil vähemalt jääb teisipäev nendega tutvumiseks ja nüüd on siis, kas siis esmaspäeva, te saate teha kas esmaspäevaks või reedeks või millal teil on, aga et meie saaksime neid teisipäeval juba lugeda, oleks hästi tore. Ehk siis te võite edastada nad mulle ja mina saadan edasi Ketterile. Teeme nii, jah? See on nüüd natukene keeruline, sest meil on õpilastele nädala materjalid juba kätte antud, siis lööb sassi nende nädalakava. Meil on kõik juba olemas, millega nad tegelevad.
et see on nagu lisakoormus neile siis veel. Ja kui see ongi niiviisi, et õpilastel on ülesanded kätte antud ja siis selles mõttes ma arvan, et olete juba mingisuguse nendele selle õpijuhise ju koostanud, mida nad teevad, siis te võitegi sellele toetuda täiesti. Et see ongi see nii-öelda see õpijuhis, sest praegu me ju kõik koostame neid õpijuhised. Ja kui see hetkel tundubki, et see on liigne koormus, siis on see täiesti mõistetav ka meile. Võib-olla on siit nagu hea koht, et õpijuhis on nagu valmis, nädalaks on see olemas, et äkki nüüd selle 2 õpiringi nagu põhjal tekib mingisugune tahtmine kuidagi midagi muuta, kas siis on see selline struktuuri küsimus, kas see on selline sõnastuslik pool, kas see on soov midagi sinna lisada täpsustamiseks, selgitamiseks, et minu arust on ka see nagu vahva koht, et lihtsalt nagu kas siis täiendada seda õpijuhist või ta jääb ka lihtsalt samaks, aga tõesti selles mõttes ma olen Ketteriga nõus, et mingisugust nagu lisakoormust ei peaks tulema. Nii, aga kui küsimusi ei ole, siis ma tänan. Väga tore kolmapäeva pärastlõuna oli jälle ja meie saadame omalt poolt siis õpijuhised teile tutvumiseks. Ja mina küll soovitan, et proovige, katsetage ja ütlen, valesi lähenemisi ei ole. Kõik õpetajad lähenevadki täpselt nii, nagu nende õpilastele sobib ja lihtsalt meil oleks tore ka teada ja saada uusi nippe. Ja kindlasti võib-olla on teil endal tekkinud mingeid küsimusi, kuidas mingit olukorda, mingit ülesannet paremini selgitada või vastupidi, kuidas õpilasi motiveerida, siis saatke ka neid küsimusi. Aitäh!